Tema on Ingvar. Tema on Nuku. Neil on igav. Läheks matkale. Rattamatkale. Pretend that this is real. Let's say this really is the deal. The way you put me out, it makes me doubt my sanity. Poisid on mures, kuhu minna, kus sööbida. Ehk RMK aitab. Kõige levinum on telkimisala või siis telkimiskoht, et sinna tuleb lihtsalt oma telgiga minna, kuhugi ette teatama selleks ei pea. Reeglina telkimiskohtades on ka prügikastid, lõkkekohad, käimlad, pingid, lauad olemas, et metsakülastus võimalikult mugavaks teha. Siis järgmine aasta sellest tuleb metsaonn, kus on juba tõesti selline majake ja millel on katus pea kohal ja selle kasutamiseks samamoodi ei pea kellelegi ette teatama, metsaonnil on uksed lahti, kõik külastajad on oodatud ja on ka, kehtib selline reegel, et kui metsaonni külastades juba avastate, et seal mingi seltskond on ees, siis tegelikult see seltskond seal peaks ka teid sisse lubama, et selles mõttes metsaonni nagu hõivata ei tohiks. Ja metsaonnist edasi minnes jõuamegi siis nende võtmetasuga metsamajade juurde, mille kasutamine toimub eelneva broneeringu alusel. Et metsamajasid saavad broneerida kõik täisealised inimesed ja sellisel juhul siis tuleb tihtipeale teha ka kas ettemaks, mis on siis võtmetasu, või siis tasuda koha peal sularahas ja see tagab siis nagu selle privaatsuse, et seda metsamaja saate ainult teie kasutada. Tõsiselt äge majana! Tõesti mängib rahakotsi ette väga. Ja asjad on siin. Vaata nüüd, näed, ja ongi meie maja. Ma juba liikusin selles suunas, kui mina tuli vahele. Tagasi aeglaselt. Nii aeglaselt. Ja seal ongi see üks koht ja metsamajast edasi minnes siis on tõesti juba looduskeskused, loodusmajad. Ja mõnedest loodusmajadest samuti on võimalik, näiteks kui teete mingit matkaüritust või loodusalast üritust, et siis on võimalik ka ööbida. Võtmetasud jäävad vahemikku 45 eurot ja 130 eurot sinna vahemikku jäävad võtmetasud kogu selle maja eest siis, et enamus metsamaju on talvel kasutatavad. Küsisite, et kui palju peaks ette teatama metsamaja kinni pannes. Et aastas on 2 sellist kuupäeva, kus metsamajad on väga täis broneeritud juba võib-olla aastaid ette, et uus aasta ööks ja jaanilaupäevaks on tihti metsamajad isegi aasta ette broneeritud ja samamoodi on hästi magusad suve nädalavahetused. Et kui tahate kuhugi näiteks juuli mingi nädalavahetusel kuhugi kindlasti saada, et siis ma soovitan ikka mitu kuud varem hakata ette mõtlema ja seda broneeringut tegema, aga muul ajal nädala sees on muidugi vabamaid aegu leiab. Riigimetsadest tohib igale poole matka minna väikese erandiga, et on sellised range kaitserežiimiga kaitsealad nagu reservaadid. Need on nüüd kohad, kuhu inimtegevust ei lubata ja mõnikord on tõesti ka kuupäevalised piirangud näiteks lindude pesitsuse ajal. Et siis on ka vastav info nii looduses väljas, kui ka üritatakse avalikkust teavitada, aga muus otsas võib igal pool riigimetsas matkata. Kõige mugavam on seda teha matkaradadel ja piirkondadel, kus on selleks vastavalt ettevalmistused tehtud. RMK-l on selleks näiteks puhkealad ja kaitsealad ja rahvuspargid, kus on nagu see loodusliikumine kõige mugavamaks tehtud külastajale. Nukkudest kooruvad sääsed, üldtundud on emasääs, kes imeb soojavereliste loomadega inimeste verd
Isasääsk inimeste kallale ei kipu. Nad konutavad vaguralt lehtede varjus ja imevad lehemahla. Meenikunna rabas kasvab mitmeid söödavate marjadega puhmastaimi. Kõige tuntum neist on kindlasti jõhvikas. Jõhvika marjadest toituvad paljud soos elavad linnud, sookurg ja koovitajad. Riigimetsas võib viibida ööpäevaringselt, aga erametsaga on siis selline piirang pandud, et erametsas võib viibida päikese tõusust, päikese loojanguni. Tihtipeale erametsaomanikud ei ole nüüd ka sellised pahatahtlikud inimesed, et enamasti ei ole midagi selle vastu, kui selles metsas matkatakse või isegi marju või seeni korjatakse. Üsna tervitatav ja leviv trend on see, et metsaomanik paneb oma kontakttelefoni numbri näiteks teavitavale sildile üles. Et kindlasti tasub talle helistada ja metsaomanik on ise ka väga, tal on nagu hea meel, kui ühendust võetakse ja tihtipeale ei ole midagi tal selle vastu, et seal liigutakse. Et ära ei peaks kindlasti jooksma. Kui ta on juba sildiga tähistanud, et seal viibimine keelatud, sellisel juhul tõesti ei peaks sinna minema. Ja. Et kui ta on suutnud selle metsa selliselt ära tähistada, siis on tal ka õigus seda seal viibimist keelata. Veekogu ääres liikumisel piiranguid ei ole ja isegi kui on tegu muidu näiteks eramaa krundiga, mis on mere ääres, siis kehtib ikkagi nõue, et 10-meetrine kallasrada peab olema kõigile läbitav, et seda mööda võib kõndida. Selles mõttes liikumispiiranguid ei ole veekogude ääres. Palve oleks näiteks lihtsalt oma näiteks nõusid matkal pesta kuival maal. Kõik oma ettevalmistatud lõkkekohad ja kaetud lõkkekohad, kus on velikaminad, me varustame üldiselt lõkkepuudega. See nüüd on suur enamus nendest lõkkekohtadest ja üksikutel puhkudel, kus me seda ei tee, siis me vähemalt paneme üles info, et kus kohast saab lõkkepuid. Ja muidugi ei ole ka keelatud korjata metsa alt maha langenud oksi. Palve oleks, et päris ise puid langetama, mitte minna ikkagi. Need ei kipu väga põlema ja kahjustavad ka ümbruskonna väljanägemist. RMK-l on üsna värskelt valmis saanud 2 matkatee lõiku, 370 kilomeetrine matkateejupp Oandust Iklasse ja Aegviidust Tähijärvele viib üle 600 kilomeetrine matkatee ja nende mõlema marsruudi puhul me oleme ka pakkunud välja variandid selle rattaga läbimiseks, nii et need mõlemad võimaldavad päris pikkade rattamatkade kavandamist ka. Nüüd päris täies ulatuses ei saa rattaga sõita mööda seda teed, mida mööda saab jalgsi matkaja minna, aga kaardimaterjalidel oleme siis jalgsi ja rattamatkajatele erinevad marsruudid välja pakkunud. Enamuses on see sama marsruut, aga mõnel pool, kus näiteks jalgsi rada läheb läbi raba mööda laudteed, siis rattamatkaja suuname kõrvalt mööda teid, näiteks raba kõrvalt, et natukene tuleb võib-olla rattaga pikem, aga mitte oluliselt. Üritame võimalikult palju infot koondada oma kodulehele, see kui nüüd kannab uut nime loodusega-koos.ee, et kindlasti on seal kõige rohkem infot. Aga tuleohutuse osas saab nüüd metsamineku tuleohtlikul ajal ära keerata kohalik omavalitsus, kes on siis vald peamiselt ja seda ta teatab ka kindlasti kohalikus meedias, kui nüüd üldse metsa minna ei tohi ja selle teate paneme kindlasti oma kodulehele ka välja, kui metsaminek on mingis piirkonnas keelatud. Ja hooaegadel on meil avatud ka teabepunktid üle Eesti, kust saab kaasa võtta näiteks kaardimaterjali või muud huvitavat infot, et soovitamegi näiteks matka alguses alustada seda teabepunktist ja siis pärast matkata edasi ümbritsevas piirkonnas. Sihtkoht teada. Poisid ööbivad Otteni ja Päikseloojangu metsamajades. Kuhu need rattad küll viimati pandud sai? Okei. Huvitav, millise rattaga soovitaks spetsialist matkama minna? Põhiline tegelikult, millega ikkagi matkatakse tänapäeval juba niiviisi nagu pikemaid otsi on niinimetatud hübriidrattad siis. Seda, mis siin ees on, võib ka põhimõtteliselt hübriidrattaks nimetada. Hübriid nagu kätkeb nii seda linnaratast kui ka siis seda mägiratast.
et noh, meie võime öelda metsasõiduratast. Et tal on mugavam sõiduasend kui täitsa nii-öelda metsarattal. Samas ta ei ole nii, ütleme, selgsirge täitsa. Et kui pikka maad läbid ka täitsa selgsirgelt, siis ikkagi takistused on suuremad, on ju, õhutakistused. Aga samas ta on juba suurte ratastega, ehk siis 28 tolli rattad on tal all, mis annab mugavama ühtlasema sõidu ja saab ka nagu suurema kiirusega ühtlaselt sõita. Ühekäigulise linnarattaga. Täiesti niisuguse, täitsa lihtsa linnarattaga, ütleme, mis on ta klassikalise meeste raami või klassikalise naiste raamiga. Aga ma arvan, et kindlasti, mis on väga kitsa kummiga. Ja BMX-i, aga muidugi BMX-i fänn ütleb kindlasti, et miks mitte. Lihtne rusikareegel, ütleme, ratta valimisel on see, et kui sa lähed ratta peale, et see ülemine post ei pressi sulle peale, et sa oled kikivarrukil peal, et sa saad täis tallaga maas olla. Ja samas minu seisukohast on see ratas tegelikult natuke väike, sellepärast, et ta jääb kõvasti allapoole. Ta peaks ikkagi olema nagu normaalselt enda ligidal. Aga see tähendabki seda, et kui ma sadulast maha tulen, siis ma kukun täistaldade peale ja ei saa haiget. Aga sinu puhul, ma ei tea, proovi. Pane jalg üle ja vaata, kuidas see on. Sinu jaoks peaks olema see raam, ma arvan, ja see ratta suurus nagu normaalne. Klassikalise naisteraamiga muidugi ei saa nii proovida. Klassikalise naisteraamiga peaks proovima, et kas teine asi, mis ongi, teine asi on see, et kui kaugele siis juhtraud jääb su sadulast. Et kui sa sadulale nii-öelda rattale peale istud, selleks muidugi proovid sõita ka, siis käed ei jääks nagu küünarnukist nagu täiesti sirgeks. Et nad peaksid olema kergelt niiviisi kumerad. Mis veel võib siin kohe ära rääkida, on see, et näiteks sadula kõrgus, samamoodi kui sa ütleme, lähed ratta peale, et tead, et nüüd sadul nagu õige kõrgusega on, siis tuleks panna, ütleme, mingi kõrgus paika, selle võib ka jälle rusikareegli järgi võib panna nii, et seisad ratta kõrval. See toetab sulle nii-öelda tagumiku kõrgusel on sadul. Aga et ta täpsemalt oleks paigas, matka jaoks ta peaks ikkagi võimalikult paigas olema, siis kui ma näiteks praegu istun peale, siis vänt pannakse alumisse asendisse, nii-öelda horisontaalis maaga, ja pannakse kand peale, siia pedaalile pannakse kand peale. Ja niiviisi, kui ta jääb, siis ta on tegelikult, sadul on madalal. Mida suurem see nurk jääb, seda madalamal see sadul on. Ja samas ta ei tohi kindlasti jääda ka täiesti niiviisi lukustatult. Et ta kuidagi niiviisi mul on, siis on jälle paha. Et ta peab olema siuke hästi väike loks peab sees olema. Et kindlasti mitte ei tohi ta olla niiviisi. Et siin on küll hea peale hüpata, et hops läksin. Aga kui nüüd lasa tahpool, keera uuesti ära. Et sellisega väga kaugele ei sõida. Et see annab tunda enne kõike pikal sõidul, kui kiiresti jalad hakkavad väsima ja kuidas vereringe on. Ja matkaratastega kui veel, et see sättimine ja kõik need asjad, et peab nagu arvestama, kui nendest kaasavõetavatest asjadest jutt oli, siis peab arvestama just selle oma ratta nagu eripära, et kui palju seal kiirkinnitusega asju on ja kui palju seal on võtmetega asju. Vastavalt sellele peavad kas siis kaasas olema või mitte. Proovi nüüd korra. Nüüd on juba parem. Kõrguses ongi, et nagu sadulapostilgi tegelikult, ütleme, sadulapostidel on ka peale pandud, et üle selle, kus on sellised sakid seest, üle selle ei tohiks tõsta. Ja kui see vajadus juba tekib, siis järelikult on midagi valesti. Ratas on liiga väike ilmselt. Matkal sõltub siis sellest, et mis matkale me lähme, kui palju meil varustust kaasas on vaja vedada. Esimene asi on kindlasti pakiraam, millele tuleb siis ka läheneda sellelt, et ta ikkagi kannataks kilosid. Ja kas tal on lisavõimalused, ütleme siia külje peale kinnitada veel kotte või mismoodi nad on, kas nii-öelda lihtsalt rihmaga külge. Ja kes nii-öelda pikemale matkale läheb, see saab ka panna ette täiesti koti nii-öelda pakiraami asjad. Lisavarustusest, lisavarustuse alla käib ka ühest küljest ohutusvarustus on, et ohutusvarustus peab kindlasti olema peal ikkagi ka matka ajal. Tuled ja helkurid asjad peavad ikkagi peal olema.
pudelikorvid muidugi, millel saab 2 panna, tasub kindlasti 2 panna. Millel on 1, siis tuleb 1 piirduda. Mis on veel olemas muidugi, on olemas nüüd ka pudelikorvid siia selja taha. Noh, see on küll triatloni sõitjatelt tulnud põhimõtteliselt, kus pannakse 2 pudelit siia taha. Et noh, kellel näiteks ütleme, on seda tüüpi ratas, et ei olegi kinnitusi ja ta ei taha siia neid kinnitusi teha, siis võib panna osta sellise, mis on 2 pudeli jaoks sadule külge kinnita. Kindlasti võiks olla kummi eebel kaasas, millega siis rehvi vahetada, siis sisekumme, ehk siis õhukumme, võiks olla paar tükki kaasas igaks juhuks, ja võiks olla ka selline multitööriist, et seda ma võin näidata muidugi. Seda on raske öelda, multi on ta selles mõttes, et on erinevad, noh, kui on ütleme tegemist tänapäevase rattaga, siis on 6 kantvõtmetega üldiselt jalgratas üles ehitatud. On erineva suurusega 6 kantvõtmed siin olemas. On olemas ristpeaga, kruvikeeraja ots ja lapikkruvikeeraja ots. Mis siin veel on, noh, oleneb nendest multitööriistadest muidugi, et kui palju siin erinevaid asju on, aga nad on, mis on hea, noh, matka puhul on see, et ta on kompaktne, ta mahub ilusti ära ja samas, noh, päris palju asju saab siin ratta juures sellega ära teha, kui peaks midagi juhtuma. Matka puhul ongi see, et see peamine nagu soo peaks olema see ratas niiviisi siis üles ehitada, et ta on nagu võimalikult kompaktne ilma väga erinevate lisavidinateta oleks ta. Kõrvale suurde ja selle taha. Rusikreegel jalgratta hooldusel on 1 kord aastas vähemalt. Samas soovitus oleks seda teha 2 korda aastas. Kui kevade peale jätta ennem suvehooaja algamist, siis võib tekkida see, et seisad teistega sabas ja ootad, kuni su ratas lõpuks valmis saab. Aga kõik, mis vajab reguleerimist, reguleeritakse ära. Noh, kui siis on, ütleme, reguleerimine ei aita enam, siis tuleb muidugi vahetada. Nii ehk noh. Aga siuke üldhooldus ennem matka on kindlasti põhjendatud. No, ise saab parandada selliseid osi, millele, mis on lihtsamate võtmetega parandatavad ja kindlasti saab, ütleme siin piduriklotse vahetada, rehvi vahetada, keerata kinni erinevaid kruvisid. Selle ratta peal on väga hea näidata. Matkale kindlasti ei tasu minna sellise rattaga, millel porilaud on näiteks katki. Et matka peal sisuliselt esimestes kilomeetritel hakkab juppe lendama. Kindlasti peab üle vaatama kõik kinnitused. Et rattal oleks kõik kinnitused, kõik mis mutrite asjadega käivad, et midagi logiseks. Kõik 4 sõlme üle vaadata, et ei loksuks tagaratas, ei loksuks esiratas, keskjooks ei oleks loksuga ja kael ei oleks loksuga. Et need on nagu, kui seal on loks sees, siis see on esimene märk, et midagi on paigast ära, midagi on nihu. Kui nüüd nagu, kui ütleme loksusid ei ole, ei pea süübima kuskile sisenemisse, siis kett määrida, tasub ka muidugi ratas ära pesta enne matka. Ja vaadata üle, ütleme, piduri olukorrad, piduriklotside olukorrad, sellest saab väga hästi aru, ma võtan uue piduriklotsi. Siin sees on tegelikult näha, et on sooned ja siin soonte sees on veel nagu üks suke tasapind. Sisuliselt, kui klots on selle tasapinnani juba kulunud, siis see klots on tegelikult kulunud. Võtan kohe sealt klotsi küljest ära, et me näeme kulunud klotsi. Klotsi vahetus on muidugi selline asi, millega saab samamoodi lihtsalt igaüks hakkama, lihtsalt nagu kõikide asjadega, kui lahti võtad, siis vaatad, et kõik jupid alles käiks, mis siit tulevad küljest ära. Siin on nüüd kulunud klots, aga siin on näha, ta on täiesti viltu kulunud, et ta ei ole enam ühtse sileda pinnaga. Ühest küljest lihtne protseduur ise vahetada, sest üks asi on klotsi vahetamine, teine asi on, et nad nüüd ära reguleerida ja toimima panna. Aga otseselt midagi keerulist siin ei ole. Mida me peame jälgima on see, et siin on näha, et nad on nagu mõlemilt poolt ratta, ütleme, kahvli suhtes, siis keskel on või ratta suhtes. Et see on tähtis. Kui me nüüd teda reguleerima hakkame, et siis on juba, see annabki selle ära, et et kui siit poolt on ta rohkem nagu püsti, kui siit poolt on natuke lööpas, siis järelikult selle poolega peab rohkem tegelema. Ise seadistamiseks on see õige koht. Siit saad siis lihtsalt nagu pidurit, ütleme, peale keerata põhimõtteliselt. Et siit me saame mõlemad tõmbavad.
järjest ligemale, nii nagu nad on. Aga siit alt käib nende väikeste kruvidega, nendega käib nüüd personaalselt nagu selle pool, ta tõmbab ka teist poolt, aga ikkagi kas see pool rohkem ligemale või eemale on ju. Aga nüüd, kui lihtsalt asjale läheneda, siis ongi nii, et klotsid tuleb, isegi kui on, ütleme sul sõitva ratta all olevad klotsid, aga pidurid on natuke nagu pähe võtavad juba on ju, siis sa saad siit peale keerata, ehk siis tulevad klotsid ligemale rattale ja teine asi on see, et tuleb vaadata, kas need klotsid ise siis on paralleelselt selle pöia osaga. Peavad istuma pöiale nagu ilusti peale, mitte kuskil see rehvi peale vajutama või ainult siit otsaga võtma. Ja teine asi, mis on, sellest kruvist sisuliselt käibki see reguleerimine. Ütleme, kui nüüd liht reguleerimisest rääkida, siis klots natuke lahti, et ta liigub, panna ta silma järgi paika, et ta istub nüüd selle pöia peale ilusti ja siis vajutada pidurit. Hoidagi linki all ja keerata kinni. Jälle ei ole vaja keerata metsikult kõvasti, et nüüd appikene on ju. Vaid lihtsalt kinni, lased lahti, põhimõtteliselt on ta nüüd paigas. Et see on nagu siuke lihtreguleering. Et need piduri hoovad peaksid olema põhimõtteliselt siis sellisel kõrgusel, et sa saad sõita ja ainult näppe liigutada. Mitte, et sa pead randmest nagu taha laskma. Siin on konkreetselt. Peab nagu, käsi teeb nagu siukse liigutuse. Siin on põhimõtteliselt niiviisi. Keti õlitamine, rusikareegel jälle 100-150 kilomeetrit ja keti õlitamise juures on see hästi tähtis, et seda ei pea nagu õlitama nii, et ta tilgub või on paksult õliga kaetud, siis tegelikult teeme hoopis endale liiga sellega, et tuleb hakata ta puhastama, ta kogub palju rohkem sodi külge, et pigem tihedamini õlitada, aga hästi vähese õliga. Siin on täiesti kuiv kett, otsesõidust tulnud, sodi täis. Hea oleks muidugi alati, et keti korralikult ära pesed, kui ta ikkagi väga must on. Ja õli läheb siis täpselt nii palju, kui üks tilgake. Siia läks kõigelt väga palju juba. Selle sõlm koha peale, kust kett nii-öelda teise lüliga kokku saab. Lülid. Siia läheb väike tilgakene. Praegu ta annab ka väga palju. Praegu on siuke iseloomlik hääl ketil. Siuke vingu hääl, kui seda on kuulda. Aga kui me ta nüüd kõik ära õlitame, seda ei pea ka kartma muidugi, kui läheb rohkem, siis läheb rohkem. Aga kui ketti ei õlita, siis üks asi on muidugi ebameeldiv hääl, mis tekib sõitmisel. Aga teine asi on see, et see kett kõik kulub palju kiiremini ja varsti peab ketti hakkama vahetama. Kõigi ketilülidele tilk peale. Ja siis lihtsalt vändata ja enam siukest vinguvat häält ei ole. Rehvidest. Rehvi puhul siis tähtsam asi õhk ja kas seal on piisav õhk või liiga väike õhk. Et teada saada, kui palju seal üldse peaks õhku olema jalgrattal, siis erineval laiusel, erineval suurusel on erinevad maksimum-miinimum-rõhud ja need on tavaliselt rehvi peale kirjutatud. Need on kirjutatud inglise keeles. Siin on hästi pikk vahemik. Inflate 2 ja on antud ka veel erinevad nii-öelda mõõtühikud. Vastavalt sellele siis ütleme, kui on manomeeter, millega saad õhku sisse lasta, on ta siis selline kompressori vooliku jaoks või on näiteks jalapumba peal olemas see. Siis siin on samamoodi näha erinev skaala. Erinevad kas siis barrid või BSI-d või kilopaskalid või kõik nii-öelda vastavused olemas, et saaks igal maal vastavalt, mida kasutatakse. Kui on uut rehvi vaja, ja tahad minna, läheb täitsa katki ja sa saad lihtsalt minna, et ma ostan poest ära, ma oskan seda vahetada, siis 5-kohaline number, siin on näiteks sellel on 40, sidekriips 622. 40 näitab siis laiust rehvil ja 622 näitab siis seda suurust. Ütled 5-kohalise numbri, sellega nagu iga rehvimüüja saab sulle kindlasti õige asja anda. Sisekummil ka kindlasti tasub tähele just sellele pöörata, et ta ei oleks liiga, ta võib olla diameeter või õige olla, aga ta on just kitsamale rehvile mõeldud, kui sinul on näiteks parasjagu all. Ja tulemuseks on see, et sa pumpad küll kõik normide järgi, õiged rõhud, värgid sisse,
aga see sisekumm venib nii peenikeseks selle maksimumi juures, noh, kuna väliskumm on suur, siis ta venib nii peenikeseks, et ta läheb ikkagi kergesti katki. Noh, siin on samamoodi on peal näiteks see 5-kohaline kood, 32, 6, 22 on ju, siis tegelikult näiteks seda ma sellele panna ei saagi. Seepärast, et ta jääks liiga õhuka. Noh, ta toimib, ütleme, häda pärast saab ära, kui oled matkal ja läheb katki, on ju. Muidugi võta see kitsam ja pane alla ja sõida, on ju. Aga siis ära lase maksimumrõhku sisse kindlasti. Õhurõhk siin sees. Kui on mõõtjad olemas, pole mingit probleemi, paned peale, reeglina näitab õigesti. Praegu oli 1,5 näitas, et on sees ja meie maksimum on tällel 1,5, 5,1, nii et noh, ja miinimum on tal ka antud 3,4, noh, siis on nagu igatepidi alla igasugust arvestust. Sõltub sellest, kus sõidetakse, kui on ainult teadet mööda asfaldit, siis võib ka olla maksimumi juures. Kui on ikkagi vahelduv maastik, siis tasub siuke mitte maksimum ega mitte miinimum valida, seal vahepealne, ütleme. Ja matka puhul on see ka kindlasti mitte rattaid jätta päikese kätte, kui suvel olete. Et rattad lähevad alati varju. Siis ei teki ka ohtu, et rehv alt ära lendab, sest kui seal ongi vähegi maksimumi ligidane ja väga suve suvi on, siis või see päev parasjagu, kus matkal ollakse, siis võib ka lennata rehv alt ära, nii et pole asjagi. Mis juhtus? Käis üks selline korralik pauk ja kumm oli läinud. Ja kelle kumm enne katki läks? Enne päris katki ei olnud, aga oli tühjaks. Ka sinu kumm või? Ei, Eerik. Rehvid. No, siin on mustrit iseenesest on veel. Noh, võiks öelda, et sõidetavad rehvid on ju. No, siin on nüüd näha konkreetselt klaasikildud on lõhkunud. Siin väike oht on sees, kuhu sellega matkale nüüd minna on ju. Et kui on võimalus, siis muidugi kulunud rehvid uute vastu välja vahetada. Noh, siin on ütleme väiksem koht. Noh, kui mõni siuke väike koht on, ega see ei tähenda, et veel peaks vahetama. Aga noh, need on ohumärgid, et siis kui põhimõtteliselt sa näed, et sul on siuke lõige seal sees juba, siis see tähendab, et tuleks võtta võib-olla mitte 2 õhukummi, vaid 3 igaks. Kui on mõraline, ütleme, rehv äärest, selles mõttes, kui see painutatud on, siis ta on ka tegelikult juba väiksed mõrad sees, et ei ole enam siuke sile rehv. See on juba algeks sellele, et kui sa pumpad nad täis ja sõidad seal kuskil veel, muidu oled näiteks sõitnud ka üldse siledaid teid ja seal on ütleme, kuskil mingid juurikatest väikselt kergelt üle, siis seal võib konkreetselt anda, et viskab sisekummi sealt vahelt välja, siis lähebki lõhki pauguga. Mina soovitaksin muidugi teha nii, et enne matka lasta rehvid korra tühjaks ja siis vaadata ära see äär, mis on siis, kus siis tavaliselt rehvil jookseb traat. Seepärast, et palju on siukseid kordi olnud, kus siin on tegelikult lõige sees. Siit on peaaegu juba katki. Ja kui sa lased rehvi täis, seda nagu otseselt näha ei jää. Aga ta on tegelikult nõrk koht seal sees. No kui kaugel on asja jõudnud? Saime lahti vähemalt. Ei saanud veel. Veel ei ole isegi lahti saanud. See on ikka täitsa hullumeelne. Teine on samuti 15. Teine, oota, sain lahti nüüd. Oota, aga sa pead niimoodi esiti tähendab teist pärast kinni hoidma, eks ole? Jah. Mis on 15? Aga see sisemine on 17 õnneks. Ta on nagu 2 pool. Väljas on 15, sees on 17. Mingi tooge keegi mul kiivri seest kummi ee peale. See punane junn. Kadi, kuule! Ma lähen ise tegema. Mul ei ole ka ei. Ei, mul on olemas, aga see sinna. Kruunikeerajaid on näiteks. Mul on olemas kummi ee peal ka seal. Ta ei sinna. Mis on kummi ee peal? On siuke jurakas, millega saab selle kummist nagu maha vaata. Ta on nagu soones sees, vaata. Ja siis see tuleb nagu maha saada siit. Võta neid. Võta. Ustus. Kitas veeli. Ta on nii läbi ka, et praegu. Jee. Pole ime, et ta plahvatas. Ära palun siia keti vastu mina. Ma ei oska sellega midagi teha. See on niivõrd kitas välja, jah. Fantastiline. Aga tal on see ee peal seal olemas. Mul on ee peal olemas. Rebisin vana maha. Toppisin uue asemele, et tasakesi sõitma. Sõitsin koju välja. Järgmine hommikul oli vaja rattaga kuskile sõita. Unustasin ära, et see kumm on liini otta. Võtsin ühes kohas järsult kurvi ja muidugi see lendas sealt välja pealt maha. Ja mul niisugune tore asi, et särki ka polnud sellest. Oi. Külg maas ja kõik nukid ja. Jumal hoid.
kui on rehvi vaja vahetada, siis esimene asi on pidur vaja lahti lasta. Siis tuleb ilusti rehv alt ära. Siis muidugi sõltub sellest, kas on kiirkinnitusega või ei ole. Kui ei ole kiirkinnitusega, siis tuleb mutrivõtmed appi võtta ja lahti keerata see. Kui on kiirkinnitusega, siis tahab ta väga kiiresti lahti alt ja kätte. Ventiilikõrk maha. Mingi väiksem asi, millega õhk välja lasta. Nii. Ja siis siin on veel, sellel on ka, osadel on pandud siuke võre või võru, see ka lahti lasta. Kui mul on õhk välja lastud, siis esimene asi on tavaliselt vajutada lihtsalt nagu külje peale rehvile, siis ta tuleb selle metallpöia küljest ilusti lahti. Nii, ühelt poolt, teiselt poolt. No seda võib ka nii-öelda kiiruni teha, ei pea ükshaaval kõike läbi käima. Nii, ja siis on meil eebleid on erinevaid. Mina ise listaksin laiemad eebleid. Ja võib ka kitsastega teha. Aga mida muidugi ma ei soovita, näiteks sellist eeblit ma ei soovita, sellepärast, et see on niisugune pehme plastmass, ta paindub igatpidi, otsad painduvad kõik läbi. Kangemat rehvi ei saagi maha. Maha võtmine siis. See, kas nüüd täitsa ventiili juurest ma ei soovita võtta. Mis võib veel teha on see, et ventiili vajutate sisse poole natuke. Et te saate ikka, ta liigub ilusti siit. Aga ütleme näiteks, ventiil jääb alla, võtate vastas poolelt, eebel vahele. Tegelikult tehakse ka veel 2 eebliga. Eeblitel on siin taga tavaliselt on sellised sälgud, need on selle jaoks, et panna ta, võtta kodara juurest ilusti ja siis saab panna ta kodara taha kinni, et ta jääb juba siit nii-öelda eemale. Siis võetakse teine eebel, pannakse natuke kaugemalt ja siis saad juba kummi maha. Kummi nüüd ütleme edaspidine mahavõtmine on põhimõtteliselt seesama, mis see eebel siin kummi all jookseb, siis lihtsalt liigutatakse natuke edasi mööda seda kummi. Siin nüüd sõltub ta natuke torgib vastu nii-öelda, siis tuleb lihtsalt lahti lasta uuesti niiviisi liikuda terve ring ära. Nii. Siis jälle otsite ventiili koha ülesse. Nüüd juba lükkate ventiili täiesti sisse ja tõmbate ventiili korgi sealt august läbi ja saate ta siit sisekummi kätte. Nüüd metsaoludes võib-olla muidugi, kui on kõik kaasas olnud sisekummid kasutatud, siis on võimalik ka lappida ju neid alati. Aga lappimise juures on kindlad lihtsad reeglid on see, et augu ümbrus puhtaks, liimi kannad nii siia õhukummile, kui ka lapi peale, lased seista natuke aega. Ta on kummiliim, ta kuidagi seisab seal 2 minutit, siis ei juhtuda ka midagi. Siis uuesti rehvile ja uuesti lapile jälle natuke seisab ja siis alles pigistada kokku. Sest siis ta võtab ikkagi konkreetsemalt asja kinni. Ja siis muidugi hea, kui kuskil alla saab suruda, et hoiab tugevalt kinni. Siis on nii, et uuel rehvil on reeglina juba enamusel kaasaegsetel on peal ka liikumissuund. On näidatud ka inglise keeles rotation. Järelikult me peame seda jälgima, et kui me rehvi alla paneme, eriti muidugi tagaratta puhul me peame jälgima, et see liikumissuund saab õietisest õigesti, sest ühel pool on ju hammasrattat, teisel pool ei ole. Esimest ratast me saame veel keerata. Mis muidugi ongi, see on nagu ehe näide nüüd matkaratast, nüüd on sopane, ma olen taga igal pool sõitnud, siis kindlasti siuke lahtisem sopp tuleks pigem ära võtta ennem kui hakkame uut rehvi peale panema. Ja teine asi, mis on see, et me peame ka järgima ära, et see pöialint, mis siin on, see lint oleks terve. Et siit ei oleks kuskil kohta, kust kodara ots on näha metalline osa. Kui me seda pöialinti tõstame ülesse, siis need on need kodara otsad. Need ei tohi näha olla, need peavad olema ilusti kaetud. Mida mina nüüd siin teen, on see, et mina panen talki ka, metsas talki pole mõtet kaasas vedada, kui on vaja midagi lihtsalt parandada. Üks asi on see, et see sisekumm ei kleepu siis välisrehvi külge kinni,
kui teda jälle on vaja vahetada, siis ta ei ole seal kuidagi kinni. Ja teine asi on see, et mida pole teaduslikult siis tõestatud, kui nüüd peaks läbi torge tulema, siis kummipind on libe ja seda jookseb mööda siit. Tagasi asetamine siis. Kui oli nüüd lihtsalt välisrehvi vahetuse probleem, siis sise õhukummi võib lihtsalt korra niiviisi käe vahelt läbi lasta, et siin midagi liivateraseid asju küljes ei ole. Ja tähtis hetk on see, et kui te võtsite, läheb nii-öelda vana õhukumm tagasi, siis reeglina on siin ikkagi õhku sees juba. Ta on ilusti kaares on ju. Kui te nüüd hakkate täiesti uut siia sisse panema, siis tavaliselt tuleb pakendist on täiesti peaaegu õhutu seest. Siis tasub natukene õhku siia sisse lasta, et ta võtaks oma kuju ära sellise. Mitte palju, aga et ta on oma kujuga. Ja siis alles hakkate teda paigaldama, aga sammud on siis sellised, et vaatasime oma suuna ära, meil oli suund on niipidi, kiirkindus läheb vasakule, siis paneme kõigepealt ühe külje siit pöia peale, et ta jääb nagu niiviisi. Üks see rehvi osa on siit seest. Siis võtame sisekummi, otsime ventiili augu üles, ventiili auk on meil siin üleval. Nii, paneme kõigepealt selle ventiili koha paika. Nii. Ja siis paneme selle sisekummi või õhukummi, väliskummi sisse. Kuna ta on niiviisi juba kergelt õhk sees, siis ongi teda esiteks mugavam panna. Ja teiseks, kui me teda nüüd hakkame väliskummi peale ajama, siis me oleme kindlad, et ta ei jää kuskil see väga vahele. Nii. Kui see õhukumm on väliskummi või selle rehvi sisse pandud, siis me peame vaatama, et me ventiili jääks otse. Ventiili ei tohi jääda. See tähendab, et see õhukumm on ilusti ühtlaselt sees. Ventiili ei tohi jääda niiviisi. Sest see soosib ventiili juurest katki minemist õhukummile. Me peame jääma ikka ilusti otse. Ja siis teine asi on see, et ventiili ei tõmba täitsa lõpuni välja, et ta jääb pigem nagu sisse poole. See tähendab seda, et see õhukumm saab ilusti siia kummi pessa minna nagu. Ja siis hakkame ajama seda välimist äärtse peale. Ja siin nagu muud reeglit ei ole, kui ventiili koht tasub nagu ennem ära panna, et ta fikseerib siin rohkem selle paika. Kui enam-vähem pool on pandud sellest välisrehvist, siis ta ümber pöörata ja ülemist osa hakata panema. Ja nüüd ta hakkab pooma. Ei taha ju täitsa siia paika minna. Siis on meil vaja teha nii, et me hoiame ühest küljest teda. Hakkame leeblit kasutama. Kuna meil on nüüd natuke õhku sees, siis ta on niisugune vetruv, ta ei jää siia selle eebli ja pöia vahele. Et kui me ta peale lükkame, siis ei ole ohtu, et see sisekumm katki läheks. Ja paneme eebli ilusti mööda seda pöida, lükkame sinna nõksu taha ja teeme nagu üles liigutuse, siis ta läheb. Hakkab seda sisse vedama. Nii. Vahepeal, kui isegi siit sisekummi tuleb, siis võib selle eebliga lükata teda sisse poole. Nii. Ja ka teisest küljest. See läheb päris kangelt peale. See on muidugi talve naastrehv ka. Nii. Ja kui rehv on peal, siis mida peab veel jälgima on, rehvil on ääres selline triibu äär. Siin on nüüd näha see triibuline äär. Ja siis siuke ring nagu. Et see osa nüüd jääb siis pöia taha meil, aga natuke jääb teda ka paistma siin. Aga see peab nagu ühtlaselt jooksma. Seda muidugi saab juba ennem kätega natuke niiviisi mudides paika seada, et oleks enam ühtlaselt. Aga ennem kui me pumpama hakkame, ma lükkan ikkagi üles ära. Nüüd kui on täis pumbatud, siis tuleb vaadata, et jälle see äär jookseks ühtlaselt. Sest kui ta ei jookse, mitte nüüd millimeetri täpsusega, aga kui ta niiviisi ühest kohast on väga väljas ja teiselt poolt on siis juba see joon kaob see pöia taha ära, siis see tähendab seda, et kui ta seda alla paned, hakkad sõitma, siis ta hakkab üles alla viskama. Ja alla pannes siis peavad
ilusti nagu selle esikahvli nii-öelda soone lõppu lükata. Ja kiirkinnituse link ei pea olema nii, et haamriga lööd kinni. Ta peab olema ikkagi nii, et ta läheb mitte täitsa ka, et plõks kinni ja kukub uuesti lahti, vaid sihukese mõõduka jõuga läheb kinni. Aga jah, põhiline on lõtkud, rehvidel, et ei ole katki, pidurid, klotsid vähemalt on normaalsed, kett õlitada. Ja kui sealt midagi välja ei tule, et mingit lõtku asja ei ole, siis võib matkale minna. Hurraa, on poisid rõõmsad. Nüüd matkale. Oot, aga mida ja kuidas kaasa pakkida? Enamasti hirmuga võetakse küll kaasa igaks juhuks liiga palju riideid, liiga palju toitu ja liiga palju kõiksugu pisikesi vidinaid, nagu tekiks olukord, et kõik hakkab kogu aeg aga lagunema ja katki minema ja midagi peab juhtuma. Kui on hea varustus, siis varustus peab kaua vastu ja peab vastu ka selle ühe matka, mida plaanitakse teha. Varustus on erinev talvel ja suvel, võib-olla ka kevadel ja sügisel, kui vihma sajab. Matkal on kindlasti vajalikud telk, seljakott, magamisalus, siis mõned paarid sokke, üksikud vahetusriided, müts peas, võib-olla tumedad prillid ees ja ka esmaabivahendid. Eesti Matkaliidul on kodulehekülg, kust on võimalik leida väga täpse nimekirja selle kohta, mida erinevatele matkadele on vaja kaasa võtta. Seal on toodud matkaliigiti välja jalgsimatkad, veematkad, mägimatkad ja pikk nimekiri erinevast varustusest, sest iga matkaliik nõuab natuke erinevat varustust. Jalgrattamatkal pannakse enamus asju pakiraamil olevatesse kottidesse. Pakiraami kotid on taga ja ees, aga kui on vaja midagi väiksemat ka selga võtta, siis jalgratturi sõidu ajal seljas olevad kotid on sellised kõvera seljaga, et selle järgi tunnebki neid paljuski ära. Et nad hoiavad juba seda inimese ebaloomulikku asendit, et neid ei pea hakkama mitte jõuga kõveraks ajama, vaid nad ongi kujundatud sellised kõverad. Ja mõnedel kottidel on veel siis jalgratturi seljakoti sisse juba kinnitatud ja asetatud ka veesüsteem, et see voolik tuleb siit välja ja sõidu ajal on kohe hea siit õla pealt vett võtta, et ei pea alt pudelit võtma ja tagasi panema, äkki sõidu ajal kukub maha. Voolik ei kuku maha. Seljakotid on väga erineva suurusega. Erinevad kasvu inimestele võib soovitada erineva suurusega seljakotte. Et kui pikk on inimese selg, niimoodi saab seda rihmade asetust ka muuta. Ütleme puusast kuni õlgadeni, lühemat kasvu inimesele, pikka kasvu inimesele, siis teeme seljaosa pikemaks. Et kui suur on üks normaalse suurusega kott? Mida rohkem tahad asju kaasa võtta, seda suurem peab kott olema. Ja mida suurem kott on, seda lihtsam on üleliigseid asju kaasa võtta. Normaalse varustuse korral peaks hakkama saama seljakotiga, mille suurus on 50 kuni 70 liitrit. Üle selle, see on juba raskemate matkade kott. Suure seljakotiga on võimalik kaasa võtta palju üleliigseid asju ja kui see seljakott on seljas juba üle 20 kilo, siis pika päeva jooksul hakkab see nagu ära vesitama. Mida kergem on kaal, seda lihtsam on kõndida ja mida lihtsam on kõndida, seda suurem on rõõm matkamisest, sest kõige tähtsam on ikkagi see rõõm, mida me teeme. Kui rõõm matka lõppemisest on suurem kui matkal saadud rõõm, siis ei olnud asjad balansis. Et ei tasu siis sellega tegelda, mis rõõmu ei paku. Sest enesepiinamine ei ole nüüd eriti rõõmustav tegevus. Nüüd seljakoti pakkimisel peaks jälgima seda, et kõige raskemad asjad ei oleks madalamal kui inimese ristluud, kust me niimoodi kummardame. Et kui me hakkame ettepoole kõndima, siis me ikkagi oleme ettepoole kaldus ja kõnnime. Kui siin all on mingi suur asi, siis see töötab nagu vastukaal. Mõnikord on kataloogi piltide pealt näha, et ilus terav pilt, ilus seljakott ja siia alla on pandud veel raske telk. Pilt on ilus, aga tegelikult on see asi täiesti vale. See raskus
tapab ära ka kõige tugevama inimese. See raskus või see telk võiks olla näiteks siin peal, ja et ma ainult natuke kummardan ja hakkangi kõndima. Siin on nüüd näha, et seljakott pealt poolt läheb laiemaks. Keskelt on kitsas, no ja allpool on ka teda natuke. Et kui ma tahaksin ka tõesti meelega valesti pakkida, siis ma ei saaks seda alumist osa teha väga raskeks. Et pigem olgu siis rasked asjad kusagil siin seljale lähemal ja ülemise poole juures. Sellised seljakotid on materjali poolest paljuski veekindlad, aga kuna õmblused ei ole teibitud ja ei ole liimitud ja peal see lakkaosa samamoodi liigub üles ja alla, siis ei saa neid lugeda veekindlateks, nii et ma soovitan, kui on teada, et ilmastikuolud võivad olla keerulisemad, siis tasuks varustuse pakkida veekindlatesse kottidesse. Tõenäoliselt ma paneks alguspooleks. Ja hakkaks siit keerama. Aga nüüd kujuta ette, et olukord on keerulisem. Põrand on must. No kohe väga must. Tõstaks seda ja tead, õues on veel väga halb ilm, sajab lund ja vihma kükita uuesti tagasi ja sa oled telgis ja vot siin on telgi katus ja kõrgemale ei saagi tõusta. Madal telk. Nüüd läheb ikka täitsa juba jamad kätte. Taob kohe vastu pead niimoodi. Tuul puhub. Nüüd tuli eespoolt ka tugevam tuul veel. Nüüd tuli jälle tugevam tuul veel. Kui me praegu tahaks nagu sellist tõestusmaterjali, et nii ei ole võimalik, siis me oleme kaotajad. Niimoodi on ka võimalik. Õige magamiskoti pakkimine näeb välja selliselt, et võetakse jalgade osa kätte ja siis hakatakse seda magamiskotti spiraalis siia kotti sisse toppima. Tundub, et ei mahu, aga tegelikult mahub küll. Ja mis on veel hea asi, et siis ei ole magamiskoti pakkimiseks vaja mingit suurt puhast pinda, et kuhu see magamiskott peale visata või peale panna. Aga niimoodi ma hoian seda kas oma käes või õla all ja lihtsalt spiraalis keeran selle siia sisse. Võib-olla on eksitav see info, et kui magamiskott alles poest osta, siis on ta sinna sisse ilusasti rullitud. Aga küllap vabrikus selle rullimisega tegeleb mõni masin, mitte inimene, et siis tõesti esimese hooga pannakse ta rullina magamiskotti sisse. Aga niimoodi on ta spiraalis siin magamiskoti ümbriskotis väga hästi pandud. Ja ka tema kättesaamine on väga lihtne. Nüüd ei ole muud kui ainult õrnalt tõmmata ja ta tulebki ilusasti täies pikkuses välja. Nii et ärge muretsege selle pärast, et magamiskoti riie läheb kortsu. Läks kortsu, läheb sirgeks ka, midagi ei juhtu. Ja seda oleks natuke keeruline seletada, aga see sünteetiline materjal, mis on siia sisse nagu kinnitatud, niimoodi spiraalis pannes ma ei tõmba ega rebi teda õmblustest lahti. Kuidas seda viimast paela siit siis kinni tõmmata? Kui ma teen nii, läheb ka, aga siis ma võib-olla rebin siit kõik puruks. Aga hoopis lihtsam, kui ma tõmban nii ja niimoodi läheb väga väikseks see auk kokku ja ma ei rebi mitte ühtegi õmblust. Uku, vaata ja õpi. Ma kuulsin, et meil on liiga palju süüa kaasas, et kas sellest ei teki probleeme või? No võimalik, et me peame liha otsima endi seast. Üks lihtne nipp, et missugust toitu matkale kaasa võtta on, võta kaasa seda, mida sa sööd. Seda on kasulik teistega enne läbi rääkida, et võib-olla võetakse kaasa väga palju tatart, aga üks tatart ei tahagi.
või keegi ei kannata võib-olla kaerahelbe putru, mis siis, et ta hästi toidab. Et püüdke kaasa võtta seda, mida te sööte. Punkt 2. Üldiselt süüakse matkal vähem, kui arvatakse. Sellepärast, et mida raskemad on need olud ja tingimused, kus süüa peab tegema, seda vähem inimene viitsib söögi peale aega ja energiat kulutada. Tänapäeval on tõesti olemas need kiired matkatoidud, et teed paki lahti, valad kuuma vee peale, ootad 10 minutit ja toit saabki valmis. Neid võib kaasa võtta küll, aga kui vähegi võimalik, siis ei peaks tervet menüüd nende peale nagu üles rajama. Aga kuna matkamine on füüsiline tegevus, siis energiat peab kusagilt saama, šokolaadid sobivad väga hästi, sellised lutsutamise kommid sobivad ka hästi, et see püsib nagu kauem suus. Kissell on päriselt väga hea toit. Kissellist saab teha kohe toidu. Sinna sisse saab panna rosinaid, kuivatatud aprikoose, kõiksugu neid kuivatatud puuvilju. Kisselli saab teha kohe nii tugeva, et seal seisabki lusikas püsti. Ja kui need paksemad asjad on välja söödud, kui on olud jälle rasked, pannakse vett juurde, alguses on temast kissell, lõpuks tuleb võib-olla ainult morss, aga kisselli saab tõesti, kissell läheb nagu toidu ette, kui sinna panna asju juurde, et ta ei ole mitte lihtsalt ainult jook. Me rääkisime toidu valmistamisest, et toidu valmistamiseks on siis 2 võimalust. Kas teha seda mõne põleti peal või teha lõket. Et lõket paljudes Euroopa riikides teha ei tohi, Eesti on veel see hea koht, et lõket tohib teha. Muidugi siis peab vaatama, et kui asi väljub kontrolli alt, et oleks ikkagi kusagilt võtta üks ämbritäis või kruusitäis või kannutäis vett, mida siis lõkke peale valada. Lõkke aseme võiks kividega ära ääristada, et see juba lihtsam on endalgi, et kütan kogu aeg lõket ühes kohas, muidu vajub lõkke laiali ja siis mina aga kütan siit poolt ja lähen aga edasi ja edasi, et siis see lõkke võib kippuda niimoodi liikuma ühes kohast teise kohta. RMK ööbimiskohtades on lõkkekohad ilusasti ette valmistatud, seal on olemas grillimise, restid, konksud, ämbri riputamiseks ja isegi lauad on püsti pandud, mille taga süüa. Lõkke tegemise puhul ärge murdke neid puid, mis kasvavad. Neid on väga raske murda ja nad ei taha hästi põleda, et olge ikka praktiline, võtke neid puid, mis on maha kukkunud, need on kuivad. Kui on kuusepuud olemas, siis kuuskede allpool on olemas lühikesed, väikesed kuivad oksakesed. Neid saab murda üks pihutäis ja need lähevad põlema igal juhul. Sest et need ei saa ka vihma puhul eriti märjaks, sest kuusepuu ülevalt on nii tihe, et alt leiab peenikesi kuivi oksi. Mingid sellised lühikesed. Ja need siis ühte kimpu ja siis tuleks kõigepealt ikkagi kuivad oksad põlema panna ja juba peavad olema ka varuks mingid muud puuhalud. Aga lõket ei tohi muidugi alguses kohe ära lämmatada, ta peab ikkagi õhku saama. Et võime põlema saada ja siis loobime puid peale ja siis ta sinna samasse ära kustubki. Süütetabletid võivad ka kaasas olla või sobib ka mõni küünal näiteks, et see pannakse alla põlema, siis on kogu aeg leek olemas ja see kütab selle tulekolde nii kuumaks küll, et lõke läheb põlema. Aga kui lõket teha ei tohi, siis on lihtsam toitu valmistada erinevate keedusüsteemide peal. Neid on laias laastus kahesuguseid. Ühed on siis sellised kolmjalad või me nimetame neid ämbliktüüpi. Need on madalal, toetavad 3 jalaga maa peale ja 3 jalga toetavad alati maa peale. Kui oleks 4 jalga, siis võib juhtuda juba, et 1 on õhus. Aga 3. süsteem on kõige kindlam. Ja siia pannakse pott peale. Gaasipalloon on vooliku küljes kusagil eemal. Järgmine süsteem on selline, kus põleti keeratakse gaasipallooni peale. Sellist põletit võib gaasipallooni pealt ka alati ära võtta, sest seljakoti pakkimisel siis on juba võimalik asju mugavamalt pakkida ja väikesele kohale või väikesele põletile leitakse mingi poti sees võib-olla mõni koht. Ja siis on veel sellised kannumoodi keedusüsteemid, kus põleti kinnitatakse siia alla. Need on nüüd sellised väga ökonoomsed tööriistad, et kui siin sees näiteks vesi keeb,
siis see ümbrisnahk siin ma võin palja käega sellest potist ümbert kinni võtta ja keev vesi minu kätt ei kuumuta. Ehk see tähendab siis seda, et kogu soojendamiseks kulunud energia lähebki siia vee sisse, mitte me poti abil ei kütta ilma soojaks. Põletite peal kasutatavad potid, pannid väljaspoolt jäävad puhtaks ja neid on hea lihtne kasutada. Mulle meeldib priimuse peal nii-öelda süüa teha, aga lõkke ümber siis lihtsalt istuda. Kõigepealt, kui toidunõusid pesta, siis tuleks seda teha kalda peal, et kõik need toidujäägid ei vajuks mitte sinna vette, vaid oleksid kusagil kalda peal rohu sees. Sellest saab üks eri... Hallid juuksed päeva hinnatust, oli seljas rätt tõmmatas. Mingi lapselapsed kaasavad, juuksed jumbud samamoodi. Meie masterchefid. Metsatingimuste pannilabidas. Heal juhul annab siis meile toidule veel lisa maitset head. Mul on nii meeldib, et kasutavad uut põlvkonna peale, kes on kaasutavad sugu peale, et ei ole mingi Justin Bieber näide ligi taagana. Ühe länniga ilmselt küll, muidu läheb puhjub. Seda on küll pärast hea, saab tulevad pärast kätte saada. Lükkad äärda lihtsalt. Aga seal on ju need väike Priit, aga vaata, kui asjad läheb muutub äkki. Nii väike polegi. Mis on veel oluline? Tänapäeval on olemas telefonid. Ja kui juhtub olukord, et ma olen eksinud ja tõesti ei tea, kus ma olen, aga telefonis ikkagi veel, nagu särtsu on, siis on kasulik kellelgi oma tuttavatest, kes on kodus, jätta neile selline luba, et nad võivad minu telefoni positsioneerida. See ei maksa mitte midagi ja selle järgi juba siis nemad saavad anda juhtnöörid, et kus me oleme. Kui sellist luba meid positsioneerida, hakata alles taotlema siis, kui õnnetus on juhtunud, siis see võib võtta väga kaua aega. Kuna ma alles hiljuti käisin läbi selle RMK 370 kilomeetri pikkuse matkaraja, siis ma soovitan minna sinna. See on see koht, kus on võimalik saada esimesed head emotsioonid ja kogemused matkamisest. Rada on tähistatud, kõiksugu ohud on viidud miinimumini, aga pingutust on ometi küll ja küll. Võib ju käia mitu ja mitu päeva järjest. Ma arvan, et jalgrattaga on lõbusam matkata. Vahemaad on pikemad ja loodus muutub kiiremini ja selgi väsi ära, sest seljas enamasti midagi jalgrattamatkal ei tassita. Et asjad on ees ja asjad on taga. Jalgrattamatkamine on muidugi tehnilisem ja kui midagi juhtub, eriti et kummid lähevad katki, siis peab olema oskaja inimene kaasas, kes vahetab sisekummi ära või oskab selle terveks teha, et õnnetuse võimalusi on rohkem. Aga jalgrattaga ei pääse igal poolt läbi. Või ütleme, noorem ja nõrgem väiksem laps, ta ei jaksa võtta jalgratas selga ja tõsta seda üle aia või tassida läbi jõe. Selles mõttes jalgsi pääseb raskematest kohtadest läbi, aga jalgrattaga on mõnusam ja lihtsam. Ma õudselt tahaks teha. Õigel teel olema. Saad enda kaart pealt? Ja varsti peaks olema, tuleb tee lahku ja jälle, aga vahet ei ole, võime vasakule, võime minna otsa, jõuame ikka suure tee peale välja. Me läks mida paremat poolt, jah? Praegu või? Jaa. Aga hoiaks, järgmine rist läheks äkki vasakule poole, siis saab selle mõisa juurde. Jah, lähme. Palju meil aega on? 50 minti. Hakkame liikuma. Siis hakkame liikuma. Rongi väljumise. Või läheme äkki otse teed ja siis mõisa peale läheb see suur maantee ka. Siis on vasakut kätt mingi vasi. Ma lähmeks minna asja juurde. Sealt ei ole midagi, see tee vaata, mis oli, kui me tulime otse, see rist üle, mingi suur tee, lähtsab tee. Kumba võtame siis otse või vasaku või? Otse. Ja siis maanteed mööda? Jah. Okei.
ei, me ei jää ühti. Kui ma matkale lähen, siis ma püüan ikka alati kompassi kaasa võtta. Mõnikord läheb meelest ära, aga enamasti on ta kaasas. Tegelikult on ka nutitelefonidel kompass peal. Nutitelefoni ainus häda, et aku peab vastu paar päeva. Siis on telefon läbi ja kompass läinud. GPS-id, need muidugi peavad patareide ja akudega vastu kauem. Et GPS võib olla. Kuidas kaardi mõõtkavast aru saada? Et kui palju siis see 1 sentimeeter kaardil looduses kilomeetrit tähendab? Siis minu isa õpetas mulle kunagi väga lihtsa nipi. Et kõik see pikk number seal taga, see on nagu kilomeetrid ja seal viimase numbri taga on koma mängult või kujuteldav koma. Ja nüüd loe 5 koma kohta ettepoole. Ja see, mis järgi jääb, see on siis 1 sentimeeter kaardil on nii palju kilomeetreid looduses. Poisid on vist pisut segaduses. Kuidas kaarti ja kompassi ikkagi koos kasutada? Selle väljaselgitamiseks püüdsid poisid kinni 2 orienteerujat. And every secret you ever guarded with your life, the stars will keep it. If all the photons should arrive. Kaarti on põhimõtteliselt siis vaja metsas selleks, et siis liikuda punktist A punkti B võimalikult lihtsalt. Kasutades siis see juures erinevad orientiire, nagu siin kaardi peal on mustad ehk siis teed, kollased ehk siis lagendikud, roheliste aladena on majad ja sinine on siis vesi. Kompass aitab selle võttes, et saad panna ennast paika ja teaksid, et sa ikka liigud õiges suunas, mitte vales suunas ja võid muidu ära eksida, kui sa vales suunas liigud. Kompassi järgi vaata, kus on põhjasuund. Põhjasuunad on toodud musta joonega kaardil, mis liiguvad siis alati ülevalt alla. Ja teine lihtne viis, kuidas ennast paika panna, on siis niimoodi, et kui te võtate kaardi õiget pidi kätte, siis kaardi ülemine serv näitab alati põhjasuunda. Põhimõtteliselt on siis olemas kaarte nii-öelda matkale, kaarte igapäevaseks kasutamiseks, ehk siis punktist A punkti B jõudmiseks ja ka nii-öelda tõelistele fanaatikutele ehk siis orienteerujatele korraldatakse ka võistlusi, kus on siis spetsiifilised kaardid. Et siin on matkakaarte, igapäevaseid kaarte ja siis on nii-öelda metsakaarte ja siis on ka üks sprindikaart meil siin hetkel näha. Esiteks on näiteks neil selline vahe, et mis mõõtkaasa on siis, ehk siis kui palju on neid vähendatud seda reaalset kujutist. Ehk orienteerumiskaartidel on üldjuhul sprindikaartides me saame rääkida, kus 1 sentimeeter vastab umbes täpselt 40 kuni 50 meetrile. Metsaorienteerumiskaartidel on 100 kuni 150 meetrit ja siin matkakaartidel ja ka siis igapäevastel kaartidel on siis 1500 meetrit. Orienteerumiskaart on väga täpne, selle on kujutatud reljeef ja peamiselt kõik on kaardile märgitud. Teedeatlasel ei ole märgitud reljeefi ega metsatüüpe, vaid on märgitud teed. Siis matkakaart on lihtsustatud vorm orienteerumiskaardist, mis sisaldab ka täpset infot. Et siis põhimõtteliselt on kompass hästi erinevaid tüüpe. Meil on siin siis hästi lihtne kompass, siis kompass, mida saab kasutada nii-öelda matkaaja puhul, kus saab juba määrata erinevaid kraade ja asju, ja siis orienteeruvate kompass, mis on siis mõeldud hästi kiire liikumise pealt kasutamiseks. Et põhimõtteliselt nad kõik näitavad põhja, aga mis nende erinus on näiteks see, et kui kiiresti see põhja-lõuna nõel suudab ennast paika panna. Ja nüüd ma põhimõtteliselt näiteks teile, kuidas kaarti ja kompassi koos kasutada. Ehk siis põhimõtteliselt, et kaart enda kätte õiget pidi kätte saada, siis alustuseks tasuks kaart pöörata endal põhjasuunda niimoodi. Ehk siis alati kompassidel näitab punane nõel põhjasuunda ja et see oleks siis nii-öelda orienteerumiskaartide puhul siis põhja-lõuna joonega paralleelselt, aga teiste kaartide puhul siis alati näitaks kaardi ülemisse serve. Et kuskil liikuda, siis kõige lihtsam niimoodi,
et oletame, et me oleme siin punktis ja me tahame liikuda siia punkti, siis me paneme kompassi serva niimoodi ühest punktist teise punkti, täpselt niimoodi keskelt, nii, et nüüd ennast õigesse suunda keerata, siis keerame nii kaua ennast, kuni kompassi näol näitab taas põhja suunda ja nüüd on niimoodi, et me peame liikuma täpselt mööda seda, nii-öelda peame liikuma sinna suunda, kuhu näitab see kompassi nool, ehk siis antud juhul sinna suunda. Ja et soovituskohast mööda ei läheks või siis liiga vara ei hakkaks seda kohta otsima, siis tasub kasutada alati ka kaardi mõõtkava, ehk siis sellel kaardil on siin hetkel 7500, mis tähendab siis, et 1 sentimeeter kaardil võrdub 75 meetrit looduses. Nüüd me saame põhimõtteliselt ära mõõta, mitu meetrit nende 2 punkti vahel on. Ehk siis antud juhul on siin joonlaua järgi on umbkaudselt 3,2, mis tähendab siis looduses, et see on umbkaudselt 225 meetrit selles suunas. Nii, ja tavaliselt on siis regiokaartidel siin esileheküljel alati niisugune suur Eesti kaart, mis on siis jagatud ruudustikuks, kus on siis peal numbrid. Et kui me tahame näiteks Türil ringi matkata, siis me peame valima lehekülje 55. Nii, ja nüüd me jõudsime Türile. Aga kui me soovime oma teekonda edasi jätkata, aga kaart saab otsa, siis me peame jälgima numbrit, mis asub siin lehekülje servas, ehk siis 73, ja niimoodi me oleme tagasi kaardis. Ja samamoodi iga servaga on omad numbrid, kui te soovite kaardist edasi liikuda, et siis tuleb sinna leheküljele suunduda ja seal on edasine kaart. Ja matkadeks saab palju öeldud ja ära teha kodus, kasutades seejuures pisut erinevaid internetikeskkondi, kus saab siis määrata oma liikumisviisi, kas siis jalgsi, bussiga, autoga ja seejuures arvutades välja selle distantsi ja aja, et siis mõned lihtsamad olekski Google Maps ja Delfi kaart. Ja orienteerumiskaarte on võimalik leida Eesti Orienteerumisliidu kodulehelt. Seejuures sealt saab vaadata ka erinevaid orienteerumisõppevideoid ja ka tingmärkide seletusi. Just blows away. And in 1,000 years when all our bones have disappeared and every word has been erased. Kuule, niimoodi palju parem kõndida ju. Kui te pimedas metsas rändate, siis ärge vaadake mitte ainult oma nina ette ja ärge vaadake ka mitte ainult endast ümbritsevat ilu, vaid proovige märgata ka teeviitasid. Kui ma oleks tulles seda teeviita märganud, siin seda, siis meil oleks nägemata jäänud mitmed ilusad kohad, kuid ma oleks kokku hoidnud ma arvan 20 minutit. Vau, nii palju liiklusest. Seda küll ei jõua enne matka läbi lugeda. Poisid lähevad küsitlevad parem politseinikku. Ennem kui rattur läheb oma rattaga või plaanib minna oma rattaga sõitma, on väga oluline vaadata üle, et kas ratas, millega ta plaanib minna, vastab nõuetele. Et ratas peab olema tehniliselt töökorras, rattal peavad olema kohustuslikult standardile vastavad helkurid. See tähendab, et ees peab olema valge helkur, taga punane helkur ja mõlemal rattal vähemalt üks kollane või valge helkur. Ja kui juhtub, et sõit jääb hämarale või pimedale ajale, siis peab olema ees valge tuli ja taga punane tuli. Siis kindlasti jalgrattur vanuses kuni 16 peab kandma sõiduajal ka peas kinni rihmatud kaitsekiivrit. Muidugi on see kõigile jalgratturitele soovituslik, just ohutuse eesmärgil. Kui on olemas kas jalg või jalgrattatee, kuna on tegemist kohustusliku liiklusmärgiga, kui see on nüüd tähistatud, siis jalgrattur peab sõitma seal jalgrattateel. Kui ei ole, siis ta sõidab võimalikult sõidutee ääres paremal pool. Rattakell jäi mul enne mainimata, et rattakell on ka tähtis. See on just seetõttu, et kui rattur liigub näiteks jalgrattateel,
siis ta ei tohi ohustada seal teisi liiklejaid. Aga kui juhtumisi juhtub keegi ette tulema või on tal vaja kellegist mööduda, et siis ta saaks endast märku anda. Kui grupp läheb maantee äärde, et siis kindlasti hoida ohutut pikki vahet, 2-3 ratta jagu. Et kui üks ees peaks kukkuma, et siis teised jõuaksid reageerida ja sõita siis hanereas. Et maanteel me kahekesi kõrvuti ei sõida. Rattateel võib kahekesi kõrvuti sõita, kuid jällegi teisi liiklejaid ei tohi ohustada. Jalgrattur peab sõitma 2 ratast korraga maas. Et ei taha me näha seda, kui jalgrattar sõidab vaid tagumisel rattal. On küll uue liiklusseadusega lubatud jalgratturil sõita ülekäigurajal, kuid jalgratturid peavad arvestama sellega, et neil ei ole eesõigus sõiduauto ees. Et meie politsei soovitab ikkagi tule jalgratta seljast maha, võtta ratas käe kõrvale ja ületa sõidutee jalakäijana. Jalgratturil vanuses 10–15 on kohustus omada juhiluba, kui ta sõidab väljaspool õueala. Rattalube saab teha näiteks politseis, koolides, noortekeskustes, seal, kus on inimesed, kes on läbinud vastava koolituse, et nad tohivad koolitada väikeseid jalgrattureid. Jalgrattur siis vanuses 10–15, kui ta on ette teatanud, et ta tahab tulla tegema jalgratturi juhiluba politseisse, siis me ootame teda teisipäeviti ja neljapäeviti kell 11 meie juurde siia Lõunapolitsei jaoskonda eksamit tegema. Eksam on 2-osaline, teooria ja praktika. Ja kui laps teeb siis eksami ilusti ära, siis me väljastame talle juhiloa. Ja kui juhtub see juhiluba kaotsi minema, saab ta meie juures selle uuesti kätte ja see kõik on tasuta. Kui minnakse sõitma nii-öelda väikese grupiga, kuni 30 inimest, siis ei ole kindlasti kohustust teavitada. Kui minnakse sõitma suurema rühmaga 50–100 inimest, et siis tuleks ikkagi anda politseile teada. Väga hea oleks, kui on olemas see saatebuss, mis siis on ka nii-öelda vilkuritega, kollaste vilkuritega ikka nähtavaks tehtud. Aga elkurvestid siinkohal võiksid küll olla. Et võiksid olla need esimesed ratturid märgatavaks tehtud ja ka viimased ja ka keskmised. Ja tegelikult me soovitame kõigil neid kanda, et tähtis on see, et see rattur jääks terveks seal liikluses. Poisid treenivad usinasti matkaks. Mis nõu annab matkamiseks sporditreener? Kas on mõni harjutus, mida te soovitate ennem rattasõitu teha? Teate, kuna tegemist on ikkagi mitmepäevase rattamatkaga, siis tegelikult ma väga ise ei soovitakski mitte mingeid harjutusi enne rattale minekut teha, lihtsalt istuda rattale ja nagunii hakata rahulikult väntama, keegi alguses kiirendama ei hakka, rahulikus tempos ja keha ise läheb soojaks nii-öelda. Et kindlasti mida võiks teha on see, et mingi teatud aja kilomeetri taga teha väikseid pause, sest keha on siiski sundasendis ette kallutatud ülakeha, lihtsalt teha kergemaid venitusharjutusi vahepeal, kui ka kindlasti iga päeva lõpus teha natuke pikemaid venitusharjutusi. Mis sa teed, Kalmen? Venitan. Miks? Ma näitan üles valusab korraks. Ma näitan kõik venitaja. Siin pole siis üle. Miks meil venitamist filmitakse? Kui nüüd rääkida venitusharjutusi, mida tuleks teha rattamaratoni vahepeal, siis kindlasti soovitaksin teha iga teatud, ütleme 5-7 kilomeetri tagant, kuidas keegi tunneb. Samamoodi, kui sa tunned, et keha on juba valus jäik, tee väike puhkepaus, alati parem kui mitte teha. Mida teha? Tuled maha, väiksed kerepöörded, rahulikult kallutad ühele poole ja samamoodi teisele poole just, nüüd käe siit üle pea. Just mida veel, väiksed kerepöörded, kereringid tähendab, ühtepidi
ja teistpidi, kui sa tahad rohkem, tõstad kannad maast lahti, tuleb pöia peale. Lihtsalt täiesti tavaliselt, samamoodi seljavenitus, tood oma küünalvared reitele ja siit rahulikult surud just nõgusad selga üles, rahulikult. Ja kui tahad natuke rohkem, pane kas või käed risti, võtad põlle tagant kinni või siit, võtad põlle tagant kinni ja rahulikult jälle surud kumerad selga üles. Just kuna ikkagi ülakeha selg saab väga suure koormuse, eriti alaselg rattamaratoni jooksul, siis väiksed alajalad, alakeha, mis saab kõige rohkem koormust, reis, säär, tuhar, mida teha? Väiksed, just, pöiaringid ühtepidi, samamoodi teine jalg. Võid teha ka veidike suuremaid, ehk siis tõmbad siit rahulikult ühtepidi ja teistpidi just. Võid võtta naabrilt, hoida naabrist kinni, et tasakaalu hoida, või puu küljest, mis sul metsas on. Samamoodi välja astud, jälle näitan külje pealt, mida jälgida, põlvenurk 90 kraadi, kui saad. Muld, ma arvan, ei ole üldse valus, põrand samamoodi. Paned ühe põlve maha ja rahulikult lükkad puusa alla, hoiad siin venitust. Samamoodi võid ka tuua käed siia siseküljele ja lihtsalt venitad ühte poolt ja teist poolt. Samamoodi, väga lihtne. Mida võib sõbraga koos teha? Võtad ükse sõrmes kinni ja siit rahulikult kallutad taha just. Ja nüüd tunned, selg venib, väga mõnus, lihtne harjutus. Saavad kõik koos teha. Just sellised lihtsad harjutused ja siis, kui tunned juba kehane ja mõnus olla, jätka sõitu. Nii lihtne see ongi. Samamoodi venitad reie esiosa, hoiad siin. Kui sa ei kardab ennast mustaks teha, võid metsas samamoodi siit. Rahulikult võtad pöias kinni ja tuled rahulikult sirge seljaga, hoiad venitust. Just iga venitust võiks tegelikult hoida reaalselt 30 sekundit ja siis vahetad teist jalga samamoodi. Ehk kindlasti metsas on ju ka väiksed muruplatsid, kus saab venitada. Et just iga päeva kokkuvõttes teha niisugused basic venitusharjutused. Samamoodi tood kannad kokku, võtab pöias kinni ja kui saad, võid küünarnukkidega natuke veel põlvi allapoole suruda, tunned jälle venitust. Või siis tood jalad ette, samamoodi tõmban. Kui on kaaslane, võib kaaslane rahulikult lükata sind seljast natuke allapoole, et saada veel tugevamini venitus kätte. Või siis tood jälle jala ühe risti ja siit käsi tuleb jälle, surud küünarnukiga põlve eemale, üks pool, teine pool, samamoodi. Et need on sellised basics harjutused, mida siis igaüks saab teha kodus, rattatrennis, kus iganes, rattamatkal. No nii, jõudsimegi põhiküsimuse juurde, et kui palju siis tuleks vett tarbida või isegi, kui me nüüd räägime näiteks 3-päevasest rattamatkast, siis kindlasti söömine, joomine on äärmiselt oluline, samamoodi nagu hingamine, eks ju. Et ilma hingamiseta, ilma toiduta me lihtsalt ei püsi. Energiat on kuskilt vaja saada ühesõnaga. Vee tarbimisega siis nii palju, et nii kui tunned, et keha on janune, palun tarbi vett. Et kui me juba räägime nüüd 3-päevasest rattamatkast, siis kindlasti tasub võtta kaasa näiteks spordijooke. Et spordijookidega ongi nii, et kõik füüsiline pingutus, mis on üle 2 tunni, siis on soovituslik tarbida spordijooke. Mõistlikkuse piires samamoodi. Kindlasti mina soovitaks just mõlemat, nii spordijooki kui ka vett. Ehk siis spordijook lihtsalt annab sulle rohkem, et seal on süsivesikute sisaldus suurem, et saab siis keha kõik see, mis on välja läinud, saad seda tarbida. Samamoodi näiteks, mida soovitada tavalise vee asemel, näiteks portsiommivett juua, et seal on samamoodi naadriumkaaliumit, mida keha vajab ja mida läheb füüsilise pingutuse juures nagu kehast väljub, saad seda kõike jälle tarbida juurde. No kui me räägime füüsilisest koormusest, siis kindlasti on vee tarbimine suurem kui rahulolekus, kui sa oled niisama igapäevaselt. Et eks vahepeal ikka tuleb neid pause ka või poenurki, kus saab osta, võib-olla ka kui sul pole võimalus kuskilt vett võtta, siis ma arvan, 5 liitrit ikka võiks igal ühel kaasas olla. Eks põhiline tunnus, kui sa tunned, suu hakkab kuivama, joo. Et mis paljud teevad ka füüsilise pingutusel, tunned, et sul on joogijanu ja siis jood korraga selle pooleliitrise purgi ära, et samas seega ei ole hea, et pigem juua vähem ja rohkem erinevate väiksemate pauside jooksul, et ära korraga lihtsalt väga palju joo, vähem ja lihtsalt tihedamini. Mis juhtub, kui ei tarbi piisavalt palju vett, ongi see, et keha tekib veepuudus, mis põhiline, mis tekib, võivad tekkida krambid, kuna kehast on nii palju soolasid väljund, samamoodi kui me räägime ikkagi 3-päevasest pingutusest, mis on päris pikk, ma nüüd ei tea palju kilomeetreid, aga kindlasti mitmeid kümneid, et lihtsalt sa oled väsinud, sa ei jõua edasi liikuda,
aga see krambid on nagu põhiline, kuna enamus tööd, kogu keha on kui sa sõidad rattaga, kogu keha on sul töös, siis just tunned jalad, sääremarjad, reied lähevad krampi, peavalud, kõik muud. Et siin võib palju lisanähtusid tekkida sinu organismis. Et nüüd, kui me jõuame toitumise juurde ja rääkides just sellest 3 päevast rattamatkast, siis kindlasti, mis on väga oluline, 1 päev vähemalt enne teha nii-öelda laadimise päev, ehk süüa hästi palju süsivesikute rohket toitu, näiteks pastapäeva võite väga vabalt teha, süüa 5 potti pastat, isegi naistel on see lubatud, sest kuna 3 päeva matka põletate ohtralt kaloreid, siis ei tasu üldse karta, et saate siin väga palju süsivesikuid endale juurde. Lisaks kõik süsivesikute rohked toidud, kartul samamoodi, tatar, mis on väga hea, võite igasugust magusat süüa, kindlasti tarbida mõned päevad enne seda maratoni rohkem süsivesikute rohkeid jooke, iga paari tunni tagant juua nii 200-300 milliliitrit mingit süsivesikute rohkeid jooki. Aga kui nüüd võtta samal päeval, kindlasti kaasa, nagu ma juba enne ütlesin, puuvilju, banaani on väga hea, igasugused müslid, pähklid, rosinad, need energiabatoonid, et just niisugused väiksed asjad, mida on lihtne võtta, et nii kui tunned nälg on, saad endale kohe kas või sõitmise ajal põske pista ja ei võta kotis üldse palju ruumi ka. Ja et kui rääkida nüüd söökide vahetuspausdes, et kui nüüd ikka võtta korralikum, ütleme lõunapaus seal matka vahepeal, siis võiks olla vähemalt 2-tunnine paus. Et siis on hea olla, et täiskõhuga pole kunagi hea minna. Samamoodi, kui teed trenni, et ikka 2 tundi enne võiks olla selline suurema söögi järgne paus siis enne treeningut. Lihtsalt vastasel juhul hakkab üles tulema. Aga väiksed pausid on alati, väike banaan ei tee midagi või müslibatoon. Et see on okei. Poisid tunnevad muret tervise pärast. Mida teha, kui midagi peaks juhtuma? Seda saadetakse välja selgitama noorsootöötaja. Tähendab, on olemas spetsiaalsed niisugused esmaabipakid, mitmesugused. Esteks teeb neid, kus on siis jalgratturitele ja mopeedidele ja mis seal siis sees on, seda võib ju alati ise komplekteerida. Aga põhiline, et oleks ikka sidemerull, hea oleks 2, 1 kolmnurkrätik ja kummikindad. Need oleks nüüd elementaarsed asjad, mis peaks olema. Eraldi, mida ma soovitan kaasa võtta, no mingid puhastusvahendid kindlasti, kui on kukkumised või traumad, et siis võiks olla ka kas külma midagi, kas siis külmakotti või külmaspreid. Ravimitesse suhtun ma niimoodi, et kui inimene on tihti haige, ja kindlasti nüüd jalgrattamatkades on niimoodi, et on võib-olla väga pingutamine ja siis vahel mõnel tekib kõhulahtisus ja mõni ei kannata neid nii-öelda toitusid, mida seal matkal süüakse, et kindlasti võiks kaasas olla söötabletid ehk siis sorbeks, mis oleks nagu tugevama toibega. See on siis 1 kapsel 2 korda päevas, kui on vaja. Kui inimene teab, et tal on allergia, siis ta peaks kindlasti võtma need allergiarohud kaasa ja ta peaks olema eelnevalt ka informeerinud oma neid kaaslasi, et minuga võib selline asi juhtuda, sest mõned allergia, nagu nähud võivad minna väga eluohtlikuks kätte ära, et siis teised teaksid ja peaks ka informeerima seda, et oma parimat sõpra või kaaslast, et kui minuga juhtub, et ma hakkan näiteks köhima või mul tekib veel mingisugused teisi tunnuseid, et rohud on mul, siis andke mulle kiiresti. Putukaamustustega on nüüd niimoodi, et tegelikult on see nii nimetatud nohurohi, see Vietnami palsami nime all, et see võtab ära sügeluse, turse ja valu. Enne matkale minekut tuleks juba alustada sellest, et keegi päikesepistet ei saaks. See tähendab seda elementaarset asja, müts või rätik, kindlasti pähe. See oleks nüüd see esimene nõue. Teine asi on see, et kui keegi on saanud päikesepiste, siis sõltuvalt sellest, millised tundemärgid tulevad, millised asjad nagu tulevad, kas tuleb iiveldamine, kas tuleb oksendamine, mõnel lihtsalt hakkab pea valutama, aga jahutamine, põlenud piirkonna jahutamine tuleks kindlasti kõne alla. Hea oleks muidugi, et ta rohkem päikese käes ei oleks, aga kui matk läheb edasi,
siis peaks tegema peatuse, jahutama, sümptomid ära võtma ja siis jätkama. Jah, aga siis, kui on kuuma kurnatus, et inimene juba oksendab, vedeliku kaotus on suur, tugev peavalu, kõik niisugused vappekülmad, mis võivad tulla, vaat siis peaks kindlasti kiirabi kutsuma. Mitte vilja katki teha. Plaaster peale. Ja hea oleks, kui vilja üldse ei tekiks, on spetsiaalsed plaastrid, need nii-öelda, mis hoiavad villide teket, kanda vanu jalanõusid, mida vanem jalanõu, seda parem, mugavam, sisse kantud, ei teki hõõrumist. Kui nüüd vill katki läheb, vaat siis on niimoodi, et siis tuleks nii puhtalt, kui antud tingimustes on võimalik kinni panna, et mustus sisse ei läheks, et ei tekiks põletik. Jahutada esimene asi. Raskem põletus ehk siis, kui on juba villid tekkinud, tähendab, villide puhul kehtib jälle see sama reegel, et vill ei tohi katki teha. Kui villid lähevad katki, siis tuleb vaadata, et nii puhas kui vähegi võimalik, sellepärast, et võib minna sisse mustus ja tekitada põletikku. Ja villid, mis on katki läinud, üldiselt paranevad väga halvasti. Nii, jahutamine. Ja järgmise, ja kui nüüd ei ole võimalik jahutada, siis on Burn Shield, see on apteegis vaba müügil, mida võib peale panna, seal on 90% vett ja siis natukene siis seda valuvaigistavat rohtu. See vesi peab olema nüüd nii, et ärge siis jumal jäävett ka võtke, sellepärast, et kui nüüd üks põlenud koht läheb jäävette või jähe pannakse peale, võib ju olla kaasas, et siis võib tekkida vastupidi, nahavigastus ja see nahk on nii habras, nii õrn, saate nagu külmunud naha. Ja siis lähevad jälle, need samad mikroobid armastavad sinna sisse minna ja tekitada põletiku protsessi. See peab leigi olema. Lumi on praegu nüüd nii, et see on must esiteks, ta on kristalliline ja siis tekitataksegi nahavigastusi. Pea ettepoole, surute siit ninasõõrme kinni, nii, nüüd on mul nina kinni, hoian 10 minutit või 5 minutit, sõltub inimesest, vajadusest, siin otse ees on külma, kukla taga ka külma ja siis ma ju tunnetan, et nina enam verd ei jookse. Aga see, kui mul on seal vatti sees või mingisugust ligniini või ühekordseid salvrätikud, et siis tuleks vaadata, et ma ei tõmbaks pärast nina uuesti verd jooksma. Nihestus on tegelikult, et jalg on oma pähikust väljas ja tegelikult ta ongi väljas ja sinna peale astuda ei saa. Nikastus on see, et kui jalg käib korraks jalapähikust välja ja pärast on tagasi, siis võib inimene jätkata, aga üldiselt nii nihestuse kui nikastuse puhul tuleb oma matk katkestada. Nikastus, mis on tavaliselt tekkiv, tuleks tõsta jalg ülesse, tugev side külma peale ja üleval hoida, et vältida seda verevalumit, mis võib tekkida ja see võib võrdlemisi tugev olla. See sõltub sellest, et kui palju veresoone on, siis neid väikseid hapraid on katkenud ja kindlasti siis 2-3 päeva rahulikult, jalg kas kõrgemal, igal juhul mitte allapoole, et sa annad jalale veel koormust, koormuse vaba jalg, aga matk tuleb katkestada. Kõigepealt tavalise sidumise juures on kõige tähtsam sideme lukk. Ükskõik milline side, see peaks panema lukku. Ja ma nüüd näitaks võib-olla niisugune korraks, kuidas siduda esimene ja nüüd jääks natukene viltu teise tuuriga. Keeran selle sideme otsa lahti ja alla ja nüüd hakkaks ma siis poole tuuri kaupa või siis poole sideme kaupa ülesse poole minema ettevaatlikult. Sideme on ära seotud, me võime selle vabalt panna niimoodi, kui meil ei ole vaja seda kätt nii väga liigutada. Nii, side on tehtud ja nüüd soovitavalt tuleks sidemerull ära sinna peita, võib ka muidugi lahti teha need sideme otsad, sellest ei ole midagi, aga kui on vaja esmaabis kiiresti siduda, siis piisaks sellest. Ja nüüd hea, et see käsi ei
liiguks, ei teeks lisavigastusi, paneks selle käekaela. Hüpotenuus ehk see pikem ots läheb mööda keha tüve. Teine tuleb vastu. Nüüd peaks vaatama, et ei läheks palja naha peale, sest kui me teeme sõlme ja see sõlm läheb naha peale, siis ta võib hakata hõõruma. Nii, ja nüüd peaks selle, kas me teeme siia sõlme või meil on mingisugune klamber, mida me kinnitame, et saaks see ots ilusti ära kinnitatud. Nii rändne sikkumine, kui on ikastud käsi, on ebaloomulikus asendis. Mis te arvate, kas me üldse tohime seda kätt nüüd liigutada? Ega ei tohi küll, me peame siduma sellises asendis, kuidas ta hetkel on. Toetame ära, paneme siia alla midagi. Ja nüüd see sidemerull on tegelikult fikseerimiseks. Alustame siit peenemalt, paneme sideme lukku ja nüüd tuleme allapoole tuuride kaupa. Eesmärk on see jäse või käsi või fikseerida, mitte niivõrd ilusidet teha ja nüüd võiks siia peale panna veel külmakotti. Kui nüüd on tegemist, ütleme, peopesa suure haavaga, mis võib tekkida metsatingimustes. Üks sidemerull siia peopesasse. Pigista kinni. Ja nüüd tuleks siis hakata siduma. Nii, veri läheb sidemerulli ja nüüd teeme täpselt samamoodi. Jälle sidemelukk. Ja teeme nagu 8. Me teeks nagu 8 ja üldiselt on esmaabis number 8 üks väga hea näitaja. Nii, tõsta käsi ülesse, kuidas siis on. Boksi ja rusikas. Aga kui nüüd on mingi kergem nükene lihtsalt, et ranne on korra välja käinud ja valus ja tahaks kuidagi kinni panna, kuidas seda siduda, et siis nagu liikuvad kohta niimoodi, et ta ei ole nagu ebaloomulik asendus, ta on ära käinud ja on valus. Tuleks siis teha niisugune 8. Nii, selline on siis nüüd fikseeritud käsi. Nikastanud valesti astutud jalg jääb nüüd niimoodi toestatult ja nüüd hakatakse sidemerulliga, mis siis on elastik vastu minu jalga. Ma toetan sind, et see ei liiguks ja nüüd hakatakse täpselt samamoodi, tehakse esimene fikseeriv side ehk siis pannakse side lukku. Ja nüüd on niimoodi, et natukene venitades, sõltuvalt elastikust, hakatakse tegema 8. Nii, ja nüüd läheb siia peale külm. Ja nüüd seotakse see külm jala peale. Asend jalg ülesse poole. Hea oleks panna siia alla 2 patja. Nii, ja nüüd mõnusalt lamada. Nüüd on poistel kogu rattamatkaks vajalik info käes. Kindlasti juhtub neil palju naljakat ja huvitavat. Öises metsas matkates võib juhtuda ka sarnane lugu, mille ees me hetkel seisame, et tee saab lihtsalt otsa. Oleme rabaserval ja tee ei lähe edasi.
Juba vana Eesti rahvasõna ütleb, et kui tee ei lähe edasi, siis meie lähme tagasi. Tõsi ta on. Need lähme tagasi. Kuidas seis on? 1-0 meie kasuks. Meie oleme rõõmsad autos, aga teised sõidavad rattaga veel sellise vihmaga. Kui sinna pole näha, siis nendel veel vihma ei saja, aga meil linnas sajab väga korralikult vihma. Täitsa padukas sajab. Just helistasime, et paneksid keebid selga. Nii, räägi kogemusest. Oled sa märg? Mina ei ole, sest mina on väga hästi valmistanud. Anni, oled sa märg? Oli äge vihmaga sõita? Ei olnud? Kadi, oli äge vihmaga sõita? Täiega. Oli? Said hea kogemuse? Päris märg on all. Me otsusime, et need, kes täna vihmaga märjaks ei saada, et nüüd me viskame 2 korda järjest jõkke. Tead sa mõnda siin või? Ei tea. Me oma öise matkaseltskonnaga, kelle varje siluette te siin näete, oleme jõudnud mingi märkimisväärse objektini. Ja selleks on Kuklase pesa, mida kahjuks te võite ainult aimata selle pildi järgi, kui see midagi samasugust on nagu mina praegu siit väikselt ekraanit näen. Kas keegi võiks selle pilti äkki seda näha ka? Väga hea. No võib öelda, et see on inimese kõrgune. Jah. See on inimese kõrgune, vaata. Mis sa teed? Ja see on tõesti elus pesa ka, sest et ma näen sipelgaid. Aga nad on väga unised, ju nad on ööselt unised. Ma ei tea, ka sipelgate elukohta võime uurida pärast Googlist jälle. Me oleme nagu maisiuurijad siin. Ja kallis vaataja, kui ma suudaksin sulle näidata, kui suudad parmud siin on, ma ei näe praegu ühtegi. Üks on mul küll kaamera peal, aga ma ei taha teda nagu löögiga tappa sel hetkel, kui ma filmin. Kus on üks? Kallis vaataja, ma liigun parmu juurde. Ja see ei ole vihje ühelgi neist inimestest, kes siin on. Kus? Siin lendab ringi. Preili Liis, kuidas siis teile meie kohavalik või Kadi või Katriin, kuidas siis on? Kas saua või jõu? See on tavalise soomägra pesa. Harilik soomäger muneb 2-3 muna ja haup neist välja 2 paremat. Munavastne toitub sääsevastsetest. Vabandan, munavastne, vaid vastne mäger, kes on välja korrud munast, toitub sääsevastsetest. Kui ta on sääskedest ära toitunud, siis ta hakkab sama kaudu hingama. Enne seda ta ei hinga. Ja sellele hetkel, kui ta hakkab samaga hingama, siis ta saab nagu kiiremini liikuda ja tal on võimalik hakata püüdma erinevaid ämblikke, keda on sooks väga palju. Nad pühiliselt toituvad sääskedest samamoodi need ämblikud, aga nad on pisut viskremad ja suuremaks sootäieks. Ja siis nad käivad siit, nad väga kaugele ei käi oma urust. Näete, siin on näha, et on nagu see samblikku natuke nagu rohkem laiali aetud. Et siit ta käib väljas ja korjab oma need ämblikud kokku. Ja kui ta suureks saab, siis tal on siis nagu käik, mis läheb järve, toimub üle järve ja läheb üldse hoopis teise kohta ära. Ja nad ei kohtu enam iial oma ema. See on kurb. So detached and resistant to the things that are perfect in my life. I once was a hermit, but inside I was yearning just to take off the mask and see the light. And it was you who made me see. You gave me hope and set me free. And yeah, I know I've been a little slow, but hey, I'm good to go. Hey, I'm good to go. Hey, I'm good to go. Hey,
I'm good to go.